tõenäoliselt on igaüks oma elus puutunud kokku olukorraga, kus suurepärane spetsialist fantastiliste tulemustega edutatakse meeskonna või struktuuriüksuse juhiks. Peagi selgub, et meeskond või struktuuriüksus ei tule toime seatud eesmärkide täitmisega ning halvimal juhul meeskond siis laguneb. Organisatsioonis võib vaadata juhtimist kahest aspektist: protsesside ja inimeste juhtimine. Sisuliselt iga töötaja juhib teatud protsessi, kus ta midagi teeb. Organisatsioonis on need üldjuhul selgesti lahti kirjutatud, et minimaalsete ressursikuludega saavutada maksimaalne tulemus. Inimeste juhtimine tähendab hoopis midagi muud. Siin ei saa kasutada standardlahendusi, sest iga inimene on erinev, emotsionaalselt, kogemuselt, teadmistelt, oskuselt ja nii edasi. Ning kogu see segu tuleb panna kuidagi koos tööle. Veel enamgi, enamus aega inimeste juhtimisest kulub inimeste juhtimisele. Ja vähem saab teha tööd, mida oleks harjunud tegema. Nii tuleb tegeleda meeskonnaliikmete töö plaanimiseks, korraldamisele, nende juhendamisele, nende toetamisele. See nõuab hoopis teisi oskusi ja teadmisi, mida eduka spetsialistil ei pruugi olla, ja ta põleb juhina läbi. Lisaks ei ole kõigi selge arusaam, mida inimeste juhtimine tähendab, ja nii arvatakse, et see on nüüd võimu näitamine, käsutamine. Juhtide valikul ei ole määrav tema kvalifikatsioon, vaid ennekõike emotsionaalne intelligentsus ja oskus inimestega suhelda ja neid toetada.